vihmasadu jätkub, nii et lähme autoga poodi, kuigi see on siinsamas. No Ain, mis sa valid siin? Meil on söögid ühikas alates täna lõunast, ehk siis meil on vaja hommikul midagi süüa. Võtsin proteiinipiima, proteiinijogurti ja võtan ilmselt mingisugust krõbina varianti, et üks kiire hommikusöök sisse saada. Meie ühikatuba ja meil on siis selles mõttes vedanud, et vetsud on kohe siinsamas. Vets on selline, õnneks naisi on vähe, nii et 3 WC-d ja 2 dušiboksi on nagu selles mõttes normaalne, et ega ma siin ühikas üleliia naisi pole näinud. Täna rattaga ei sõitnud, käisime numbritel järgi. Nii, tulime siis eliidi numbrid välja võtma. Me oleme umbes kõikide kõige paremate gravelisõitjate vahel. Kohe lähme fännipihte tegema ja võtame numbri ka välja. Ühesõnaga, väga lahe. Not so much experience. Pasta, pizza, toidud. Anname teile toastit. See on nagu videot. Okei, ma teen korra video siis. Meie esimene söömine. Väga primitiivne. Aga kõhu saab täis parem kui need autopiknikud. Expool. Kohtusime väga paljude inimestega, kes teadsid, kus Eesti on. Panime Eesti särgi selga, kus ja siis inimesed ise tulid juttu rääkima, kellel oli vanaema Eestist pärit ja mida iganes, midagi huvitavad asju. Leedukaid ja ühesõnaga tuleb kanda Eesti riideid, siis inimesed tulevad ise rääkima, ei pea ise väga. Mis sa Ain teed siin? Teen tätoka endale siia. Ei tee, teen siia. Hakkame pihta. Kasper, mis sa arvad, mis on esimene küsimus? Ei arva midagi. Sa pead arvama midagi. Mina olen elanud Ameerikas. Täpselt samasugune nagu Eesti pinnal, aga niisama ühiskond on erinev. Inimesed on rõõmsad kõik. Mis tunne on siis ausalt, kuna ma sõidan eliitnaiste kategoorias, siis minu jaoks see on väga hirmutav, sest et kui vaatad eelmiste aastate videosid, siis seal ikkagi inimeste tiimis ei ole mitte üks jootja, vaid ikkagi mitu inimest, üks peseb ketti, teine vahetab kotti, kolmas paneb taskutesse keele juurde. Ja veel lausa nagu F1-s vahetatakse jookse erinevateks sektoriteks ja täitsa süke. Et selles mõttes kindlasti üksi ja ilma tiimi ja toeta on nagu selles mõttes jubedam minna, aga sellepärast tulemata ei jätaks, on ju. Aga tegelikult ütleme siin distantsil, siis 200-sel distantsil on ikkagi üks aga ka. Tegelikult sul peab olema siin tiim, kes sind supportib. Aga meil ei ole. Kasparil on ükskõik sellepärast, et ta lihtsalt paneb taskutesse 6 liitrit vett ja sõidab. Jah, ei mind see väga ei marjenda tegelikult selles suhtes. Ütleme nii, et Raka 200 ma sõitsin, või Ain ka, sõitsime niimoodi läbi, et me ei teinud ühtegi peatust. Mina olen selline suht ikkagi loodan õnnele. Mul on kaasas üks sisekumm ainult, käsipump, 6-kandi komplekt, vaht võeti ära, võib-olla homme ostan, ma ei tea. Ei näinud kuskil müügil. Et tegelikult ma loodan, et ei lähe rehvi ja üks sisekumm on siis ütleme. Jah, mina võtan ka sisekummi, elektroonilise pumba ja väikse multituuli ja võib-olla siis vahu.
Kõik manused on sellel, et silmad, kõrvad lahti ja rehvi ei lähe ja tehnilise pärast mingeid jamast ei tule. Ma teen kõik ise, ma olen suurepärane, mu närvid on nii korras, et ma ei lähe üldse närvi, kui mul kõik asjad peegi lähevad. Ei, mul õnneks on Kaspar siin, siis ta peab tegelema. Ega siin suurt teha tegelikult ei ole. Üldiselt ikkagi ratas saab korda Eestis. Täna pesime rattad puhtaks. Eilsest sõidust eile ei viitsinud. Ja ega enne võistlust teeme ketipesu tugevama ja asjad peal või õlid peale ja minek selles suhtes, ega seal midagi raketiteadust ei ole. Mina söön täiesti tavalist hommikusööki. Kas ideaalis putru? Mina tahaks süüa 5 keedumuna, munavalget ja siis putru, aga siin meil vist päris nii uhkeid variante ei ole, ehk siis tuleb lihtsalt süüa mõnusalt palju ja peamiselt süsivesikuid. Mina, kui Ann ütles palju, siis mulle ei sobi palju söömine, ma pean pigem vähem sööma natuke, et siis on nagu parem. Mis sa Ann siin teed? Ja ma võiks öelda, et minu üks rituaal on nagu väga pikalt olnud tegelikult Nutella sai või Nutellaga pannkook või midagi, aga tavaliselt see ei ole mitte enne starti, vaid siis eelmisel õhtul, et see on nagu siuke minu mingi kiks. Minul otseselt telerituaale. Kaspar sööb lihtsalt seda, mis mul üle jääb. Kõik need ääred, mis ma ei söö, siis ta sööb ära. Stardin ikkagi siis nii-öelda vanusegrupis, siis ikkagi prooviks panna. Kuigi ega seal, ma arvan, väga suurt vahet ei ole. Seal need seal on ikkagi väga-väga kiired vennad sees tegelikult, kes nagu lähevad neid vanusegruppe võitma ja veel üks asi, et mitte pikalt peatuda ja kogu aeg liikuda. Minu taktika on see, et ma tahan sõita nii kiiresti, kui ma jaksan, nii ees, kui ma jaksan, nii hästi, kui ma jaksan. Ma arvan, et ma ei lähe väga tihti sõitma üritusi sellise mõtestatusega, et ma tahaks anda endast maksimumi, aga see on see koht, kus ma tahaks seda teha. Nii et vaatab, oleneb, kuidas päev läheb, aga ma annan kindlasti endast parima. No, ma arvan, et me võime nagu kohe välja tuua selle, et siin juba esimene erinevus on see, et kui sa Ameerikasse jõuad, siis kõik inimesed on nii positiivsed, tervitavad sind, kommenteerivad su riideid, juukseid, ma ei tea, rattakohvrit, mida iganes on ju. Et seda positiivsust on nagu igas suunas nii palju. Ja siis, kui me võtame veel selle gravel scene'i on ju, et siis, kui sa parklas teed auto ukse lahti, siis nagu iga inimene teretab sind, sa oled liftis, siin ei ole nagu varianti, et sa oled inimesega ühes ruumis. Mis sõitu sõidad, kuidas peale lähed. Kõik. Ja, et kuidas on eesti keeles head võistlust on ju, et selles mõttes hästi, ma arvan, et seda nagu Gironas niimoodi ei olnud, kuigi seal oli rattureid võib-olla isegi veel rohkem, et see on nagu jah, siin on ikkagi see ameeriklaste positiivsus kindlasti see, mis nagu hästi kõvasti siin mängib ja samal ajal siuke nagu laid back, et siin ongi koos siuksed hästi tavalised inimesed ka. Ja. Et siin on nagu vanamehed. Kõige vanem mees, kes sõidab seda 200 miili sõitu on 92 aastane. Ehk siis siin on nagu nii erinevaid inimesi nii palju koos, et see kuidagi teeb selle nagu vägevaks, et seal Trakal või Soomes, Rootsis pole nagu päris sama. Nii suuri võistlused ei ole ka, ütleme väga ja siin ka ikkagi see Expo ja kõik see on nagu, ütleme, suurem kui Letaptuuri Expo. Jah, et me oleme siin nüüd käinud, on ju, võtame siin mõned üritused, kus on nagu ka siuksed suuremad expod või siuksed suuremad üritused. Me oleme käinud Tour de France etappi sõitmas mitu korda Prantsusmaa erinevates kohtades. Me oleme käinud Salzkammerguti maratonil, mis on Euroopa kõige raskem maastikumaraton. Me oleme sõitnud neid erinevaid gravelisõite Soomes, Rootsis, Hispaanias, Lätis, Eestis, aga sellist expot ja melu ei ole ikkagi mujal olnud.
ma arvan, et ega kõigil on nagu kehvemaid päevi ja raskemaid trenne, aga siis paned edasi. Kui vaja, teed vähem ja lihtsamalt, aga ütleme, ma veel ei ole mõelnud, et ma ei tea. Ma võin öelda, et jah, mina olen võib-olla isegi selline, et midagi võib-olla on kehvemat perioodi, see on võib-olla pigem, ma ei tea, rohkem isegi tervisega rohkem seotud või kuidagi, aga võib-olla Annil on, ma ütleks, rohkem nagu seda probleem või noh, hea ja halva tuju, kuidas või ma ei ütle hea või halva tuju kõikumist, aga mis küsimus oli, et see... Kas sul on alati motivatsiooni? Jah, et seda motivatsiooni, ütleme, mingid momendid, ütleme, mitte motivatsioonikriis ei ole, aga muude asjade... Mul on elustress. Elustressi võib-olla siis nagu langed nagu rohkem auku. Ma nutan, aga ma teen kõik ära. Minu plaan on selline, et ma võtan 2-liitrise joogipaki ja panen sinna sisse 4 korda Maurteni 80 karpsiga geeli, pulbrit. Ehk siis ma panen seljakotti 320 grammi karpsi ja võtan 2 pudelit, kuhu läheb kokku 90 grammi karpsi. See on 410 grammi karpsi ja lisaks sinna siis võtan 45 grammiseid geele. Ja ma loodan, et ma pean nendega vastu 6 tundi, ehk siis mul on vaja 600 grammi karpsi võtta kohe kaasa, sest ma arvestan, et ma võtan umbes 100 tunnis. Ja siis ma loodan, et 6 tunniga ma saan seda varu täiendada ja ma tahaks, et ma poole peal saan siis vahetada seljakotti, mul on teine seljakott kaasas. Ja no ühesõnaga, et ma teeks 2 korda täpselt sama paketi. Minu plaan. Mul on lihtne, siin kohal ma tänan siis Joonast ka natuke asjadega kaasa mõtlemast. Joonas siis üldse seda Maurteni asja meile soovitas või noh, minule ja siis Anniga tegime juttu ja selle peale me välja lähme. Et mitte siis ütleme, mitte süüa. Kohe tuleb mööda minu ratas, ma just ütlesin Kasparile, et ma pole mitte kellegi veel seda ratast näinud. Ja nüüd ta siin läks. Okei, Kaspariga vedasin. Et Joonas siis jah soovitas seda Maurteni asja, siis selle peale me välja lähme. Lihtsalt vähem asju kaasas kanda sporditoitu, sest tegelikult ütleme nii, kui sa hakkad seda toitu kõike sporditoiduna kaasa võtma, siis sa juba võtad mingi omale 1,5–2 kilo. Mul eelmine aasta, kas oli Trakal äkki või? Mul mingil sõidul oli 24 geeli. See on ju 3 kilo. Ei, Red Bullil sai ju etapi vahel täita. 24 geeli. Ma ei mäleta, aga see võis olla Traka. Ja noh, Vasalopetil oli ka ju hästi palju, mul olid need kuradi taskid ja asjad täis. Miks? Sellepärast, et kui ma sõidan rattaga, siis ma olen parem inimene. Kui ma sõidan rattaga, siis ma pean käima tööl, sellepärast, et mul on kogu aeg vaja nii palju raha, et oma ratast ja unistusi töökorras ja käimas hoida. Ja sellepärast, et siis mul ei ole vaba aega ja nii edasi. Sul on mingi parem mõjus või? Mulle ka lihtsalt meeldib rattaga sõita. No mu laps on 10-aastane, siis ta mõistab seda suhteliselt hästi, et lõpuks nagu ta on tänaseks vist harjunud, et rattasõit on nii suur osa meie elust, et iga nädalavahetus kuskil rattaga sõita tuleb. Lihtsalt seekord on see Ameerikas. Tema sünnimaal. Ja no kindlasti ikka tunnen, eriti kahju on siis, kui mul jäävad mõned tähtsad üritused vahele. Näiteks kui me tulime ära, siis oli just Gretšil viimane pall, et seal mõttes on nagu kahju ikka, aga lõpuks jah, ma arvan, see ongi see võib-olla ka, kui mul vahel nagu on need kehvemad tujud ja see elu stress trennis, et ma nagu ühelt poolt tunnen, et ma leian ta jaoks hästi palju aega ja üritan talle maailma parimat elu võimaldada, aga teiselt poolt ma nagu mõtlengi, et kui ma olen iga nädal nii palju aega trennis, et siis jah, see on nagu nii palju aega, mis ma temaga ei veda. Ehk siis, eks ikka on neid süümepiinu, aga ma ei tea, ma üritan seda tasakaalustada. Ega siis ütleme nii, et kui inimesed kodus on, ega nad siis ju kogu aeg
kui sa lapsega kodus oled, siis see üldiselt ei tähenda seda ka, et sa ju kogu aeg oled. ta kätt hoiad. Ja noh, ma olen nagu üritanud selles mõttes hoida seda asja üsna ausana, et kui mina käin reisil eraldi, siis ma käin temaga koos ka reisil ja selles mõttes mul on väga vedanud, et mu ema, mu isa ja mu õde kõik eraldi viitsivad temaga ka aeg-ajalt kuskil käia, et noh, et isegi kui ta ei saa näiteks minuga olla praegu siin USA-s, siis ta käis alles mu emaga Pariisis ja minuga Stockholmis ja läheb kohe varsti mu isaga Hispaaniasse, seega noh, ma arvan, et ma ei pea tundma end halvasti, et ma teda näiteks siia praegu kaasa ei saanud võtta, sest noh, mis ta teeksin, kui me sõidame. Jah, see üks liiga pikk selline võistlus, see ei ole hea, aga kui lühemad, siis ta saab hakkama. Ja. Tegelikult me kõik käime ju tööl ja tööl on puhkuspäevad ka. Kui sa töötad arvuti taga erinevate asjadega, siis piisava enesedistsipliini puhul saab sa seda tööd ju teha igalt poolt ja selles mõttes ongi nii, et ma teen tööd ka, samamoodi Kaspar, et me ei ole siin nagu ainult lulli löömas ja me mingeid asju teeme. Ja noh, ongi lapsega sama, et nagu ma juba ütlesin, siis mu pere aitab väga kõvasti. Jah. Ei ole meil kaasas, väga minimaalsete asjadega oleme siin tegelikult, et mis siin ikka, kui sul on kodus, võtad terve ratta kaasa, siis üldiselt ikkagi elu on näidanud, et sa saad sellega ju sõidetud. Vastus on ei ole. Et kuigi mul oli nagu suur mõte sügisel, ma täiega mõtlesin, et ma kindlasti see aasta võtan treeneri ja teen kõik nii nagu peab, siis lõpuks ma ütlen, mulle meeldib see rattasõit liiga palju, et riskida sellega, et ma selle lõpu enda jaoks ära rikun. Nii et paneme puusalt ühesõnaga. Meil on puus ja paneme puusalt. Tuju järgi lähed õue, vaatad, noh, nagu eile läksime trenni, mõtlesime, et noh, mina mõtlesin oma peas, et teeme 2,5 tundi, Kaspar ütles, teeme 3, see on väga haruldane, kui Kaspar minust rohkem mõtleb teha. Ja Hanne ei öelnud mulle vähemalt oma numbri. Aga siis me läksime vaikselt välja ja siis juba tundus, et võiks natsa veel, sest et alguses oli ülimõnus, aga siis lõpuks nagu oli see, et me sõitsime mingi 4,5 tundi nagu ja siis mõtled küll, et viimased tund aega vähemalt. No meil ei olnud nii palju süüa ega juua ja selles mõttes jah, oli ja nagu oli. Lennuväsimus ja siis tegelikult lõpuks oli see tülgastav. Aga see mõttes on tore, sest et nagu who cares? Nii, ma võin öelda, kuna ma ei sõitnud ju alguses midagi muud peale maantee, siis kuidas saada paremaks on see, et sa võtad selle maastikuratta, lähed sinna Paigi maratonile, nutad, sõidad, sõidad. Nutma ei pea, võib ainult sõita ka. No võid, aga ma ütlen, et noh, kui sa nutad ja sõidad, siis on suurem tõenäosus, et sa kuskile liigud, sest et miks ma nagu nutan ja sõidan, on see, et ma üritan ikkagi väga, selles mõttes nagu kiiresti sõita, et kui ma ei taha nutta, siis ma peaks sõitma palju tagapool, aga kui ma sõidaks tund aega kauem, ma ei tea, kas ma siis nii palju areneks. Nuta ja sõida. Okei, Kaspar on oma arvamus, las ta räägib. Mina arvan, et selles mõttes, et okei, ära nuta siis, aga sa pead nagu käima sõitmas oma mugavustsoonist väljas, et kui ma lähen üksinda rattaga sinna metsa sõitma, isegi kui ma tahan gravelit sõita, siis ikkagi arendab sind nagu see väga tehniline värk rohkem, on ju. Et kui ma lähen üksinda sinna, siis ma sõidan ju sellise tempo ja ma sõidan nii, et mul on põhimõtteliselt mõnus. Aga kui ma lähen maratonil sõitma, mul on ees inimesed, taga inimesed, me sõidame ühes reas seal metsa vahel, ma ikkagi pean sõitma nii, et mul on ebamugav, on ju. Jah, et soovitan käia teistega koos seda distsipliini sõitmes, kus sa parem tahad olla, et jah. No mitte ainult seda, sest et ikkagi kui sa oled nagu mina, et sa oled täiskasvanu eas alustanud ja ainult maanteed sõitnud, siis isegi ja sa tahad gravelit sõita, siis maastikul sõitmine teeb sind paremaks graveliratturiks for sure, sest kui sa sõidad ainult ilusaid laiu kruusateid, see selles mõttes ei anna sulle midagi, et sa lähed nagu päriselt gravelit sõitma mingile üritusele, näiteks Gironas Traka eelmine aasta, see on tegelikult ikkagi nagu palju tehnilisem kui see gravel, mida sa Eestis sõitma lähed, on ju. Et ma arvan, et ikkagi jah, et kui sa tahad nagu gravelit paremini sõita, siis sa võiksid natuke seda maastikut ka kompida. Et see annab nagu juurde.
ja jah, üldse see teistega koos ja sõitmine. üldse jah, ega ikkagi jah, võistlused arendavad kõige paremini. Seal sa oled nagu teises elemendis ja sõidad nagu teistmoodi. Et kui sa trennis lähed, siis sa võib-olla ei suuda ennast viia sellisele levelile, et neid radu nii kiiresti läbida. Sellega on siis meie tänane Q&A session lõppenud. Homme proovime leida aega, et panna kokku väike ülevaade siis täpsemalt sellest, mis me rattale paneme, mis lisajuppe me kaasa võtame, mis me selga paneme, võib-olla mis me paneme ja siis ongi juba stardipäev.